Kui ma Indiasse algul läksin, ma olin enne olnud paar aastat Soomes, teinud mingi tõsielu seriaali meeskonnas, mis oli kõige popim, kõige kallim, kõige kommertslikum, see Big Brother, ja siis õppis elu esimest korda, sattusid sinna meeskonda, siis nad õppisid selle selliseks, et kui palju tõsielu, toona oli veel neid vähem, eks ju, et kui tõsi see tõsielu seriaal on või kuidas mida seal jõududega manipuleeritakse. Mõnikord ma olin see inimene, kes esimesena sealt saatest välja seatud inimesega sõitsime ära, kus mingi psühholoog pandi autosse ja kes hullult kirus, või mingi äge noor tahtis seal mängust osa võtta ja siis tõmmati nii ribadeks ja nägid neid asju, aga siuke hästi nagu organiseeritud, strukturaliseeritud maa, nagu Soome on, nagu siis ma vaatasin ka, et me väga heas linnaosas elasin, aga et metsateedel on ka kummist käsipuud põhimõtteliselt, et kõik on tšik-tšik paigas, et siis tuli isu saada vabadus välja, kas kuskil maailmas on veel kohti, kus ei oleks kõik asjad reguleeritud, et kus oleks mingi müstika. Ma tegelikult ise olin selle soovinud ja seal veel täpsemalt ja siis lähme selle tüdruksõbraga valime India piletid ja me isegi ei vali, kuhu me lähme, mida ma ei soovita kellelgi teha Indias, et lihtsalt üks hetk kuidagi, et siit läbi Eesti, mingi päevad siin, mingi pidu tõenäoliselt jääd magamata, siis öösel kell 2 lõpuks mingi New Delhis maandume, minu arust siis oli juba vähemalt 36 tundi võib-olla rohkem magamata ja seal öösel siis see New Delhi, kõik mõtlesin igas maailma linnas ja võib olla küll utoopia, aga kesklinnas on ikka mingid puhtad tänavad, peegelpilblõhkvad, seal seda üldse polda, siis juba lennujaamast, et mingi taksojuht, kes 2 tundi kuhugi sõitis, siis mingisse suvalisse kohta ja kohe mingi hustlerite kätte, kes hiljem tuligi välja, oligi mingi islami maffia, mingi turistidega tegelikult osad, et siis kuidas järgmine hommik sinna Kashmiri läksime, et mul olid tegelikult lühikesed püksid kaasas, et ma lähen Indiasse puhkama mingis sattusime kohe Kashmiri, mis tuli välja, kui maandud, elusest kuulnudki, aga mõelnud selle peale, sinna maandud on kohe mingi ainus lennuvälja all, mingi trepp läheb sinna asfaltplatsi peale, kohe trepi kõrval 2 kõige suuremate püssidega meest, kõik naeratavad, siis hakkab seal üks väike lennujaama hoone, sealt hakkab erinevaid inimesi, mingi sõjaväepagunite inimese poole jooksma, et Mr. Karl, et pange siia allkirja, et sisenete militaartsooni omal vastutusel ja mingi teine, mingi 3. allkirja, et kõik oli niisugune natuke hakkas mingi James Bondi filmil ikka tunduma, siis oli mingi kas 3. või 4. vend, kõige väiksem kädistavam, hey, I'm your driver, siis lähed istud sinna tema minivänn nii väike, kus ma ei saa isegi sirgelt istuda, mingi, ja siis ta räägib, vaatab taha istmele, ütleb, et teate, mis, see on, Kashmir on väga-väga ilus, seal on ümberringi valged Himalaja tipud ja see on mingi ise paari kildi kõrgusel suur järv seal keskel, et Srinagaris. Et siis ta ütleb, et tead, mis nad räägivad, et kui maa peal kuskil on paradiis, siis see on paradiis ja samal ajal ta ise keerutab läbi mingi 5 või 7 kihilise barrikaadide, kus iga see kuulipild ja toru vaatab, et vahepeal sinu poole, siis saad aru, et okei, polegi kunagi mingis niisuguses militaartsoonis käinud, siis tasapisi seal arenes niisugused asjad, et külm ka, et keset talve on seal külm. Muidu ta oli niisugune koht, kus India rikkad inimesed käisid suvel, kui kogu ülejäänud Indias ei saa hingata ja on ülipalav ja niiske, siis Kashmiris on nagu normaalne. Nüüd ta viimastel aastakümnetel on päris palju seal jamades, vahel ta on täitsa kinni, ühtegi valget seal tänaval ei näinud, kuskil näin 6-meetriste müüridega UN, eks ju, maja. Ja siis ta on vahel niimoodi nüüd, et mõni aasta on täitsa kinni, ei lasta üldse välisinimesi maanduda, mõnikord siis on jälle paremaks läinud, et vähem granaate plahvata kuskil turul, et siis lastakse, et mõned, tean, sõbrad on käinud ju seal ka lumelaudamas ja kõik oleneb mingitest aegadest ja siis India sõjavägi on sees, nende militaartsoon, Pakistan tahab endale, kuskilt sõdib, öösel on mägedest mingi püssipauk ikka kuulda ja siis kašmiirlased võitlevad vabaduse eest, et vahel seal teevad mingeid väikseid terroritegusid. Et siis seal ja siis see külmas järsku nende oma lühikeste pükstega, siis oli selg jäänud jällegi alaselga haigeks, mis mul mingi vana lumelava vigastus oli, siis oli nii tükk aega siuke valus ja me ei saanud sealt ära ja 6 aja pärast ära saime, siis ma oli nagu üks asi peas, et tahaks või nagu uus põhjus, et tahaks mingit müstilist abi, nüüd me sattusime siia mingi selle Trailamaa kodulinnamas, seal oli igast müstikat nii palju, et äkki keegi võiks sellega midagi aidata ja ma ei tea, kas see
aga siis see varem Soomes seda tõsieluseriaali tehtud, kus kõik nii korraldatud juba täpselt on, et oli nagu suur südamesoov, et tahaks mingit müstilist kogemust kuskil, kus maailmas asjad ei oleks veel kõik nii paigas. Ja siis ma sain selle nii täie jõuga, et ei osaks elu sees seda planeerida osanud või isegi saanud. Eesti esu.